tere, Ellen. tere. Vot, Ellen on siis üks nendest, kes kirjutas mulle ja tahtis, et me tema numbritesse piilume. ja, ja tegelikult me oleme juba tund aega siin piilunud. ja meil on päris huvitav olnud, eks ju, Ellen? Väga huvitav. Ja nüüd Elleni lahkel loal siis me lähme täitsa avalikult ka luusima sinna neid asju, sest meil oli hästi palju sellist äratundmisrõõmu. Jagasime siin igasuguseid asju, seepärast et meil on veidikene sarnaseid numbreid. Ja see alati erutab mind, kui tuleb sarnaste numbritega inimesi nagu minul endalgi ette, siis on mõnus jagada kogemusi. Ja sinul on ka psühholoogi taust nagu ma aru saan, eks ju. Et Tootmisplaneerimises psühholoog. nägid, vot siin oli keegi Tapamajast oli ka Tapamaja spetsialist ja siis ta nüüd on ehete tegija. see nii see elu läheb. et aga hüppame siis sinu sinna sünnikaarti. Ja enne siis nii palju ka, et Elleni edukuse kood on siis 8482, oi jah, 848224. Kui ma nüüd sinu edukuse koodist niimoodi puusa pealt ütleksin, siis ma ütleks niimoodi, et 8 ja 4, kuna sul on neid 2 korda seal, siis see alati ütleb mulle inimese kohta seda, et sa oled hästi kohusetundlik. Siis sa oled selline inimene, kes tahab teada, miks need asjad nii on. Ja sa võid tihtipeale ka mitte emotsionaalselt seda välja näidata, aga sa nagu oma peas käid hästi palju nagu läbi neid asju. Ja hästi kannatlik oled. Noh, siit tuleb välja see Nõukogude naise selline piire või kuidas ma ütlen, iseloomujoon on ju. See, et noh, See laps on see Pühvli aastal sündinud sõnn, kasvab. suur pull, kannatlikkuse etalon. No vot, nägid, selliseid asju mina väga ei oska integreerida siia sellesse süsteemi, aga horoskoobid mulle meeldivad, aga kõike ma väga hästi ei tea, aga just numbrite puhul ka. nii nagu ma ütlen, et vaadake, kuidas neid number 4-sid kirjutatakse, nad on hästi siit kindla struktuuriga, kujuga ja sul on täpselt samamoodi. kui sa näed, et ikkagi 1 korra oled palunud, 2 korda oled palunud ja kui sa näed, et asi ei edene, siis sa lihtsalt mõtled, kurja, ma teen selle ise ära ja siis oled selline, saad aru nagu no vot, oled sina jah? jah, täielikult mina. Vot, aga noh, õnneks on sul üks 2 ka siis, mis viitab edukuse koodile, see muidugi tähendab seda, et sa oled väga sellise ah, noh, näed, Ohe ütleb juba seda, sa kannatad väga kaua, sa oled hästi selline, Väga-väga. jah, sa oled mis ma ütlen, ennast ohverdav naine arvatavasti väga pika sellise kannatusega. noh, ma arvan, et parim lüpsinaine sinna autahvlile sa ei saanud vist. ei, et keegi seda lõppkokkuvõttes ei hinda, et lõpuks ise mõtled, et oi kuri Mart, et oli seda kõike vaja. aga lähme piilume. ja siin on see koht, et vahepeal nüüd, kui mina hakkan sinu numbritest rääkima, et see, et me sinuga vestlesime, ei tähenda seda, et ma kõike sinust välja rääkisin. ja piilume selliseid, mina siis ütlen nendest asjadest, mida ma siit kõigepealt kohe silma hakkab. no siis see, mida ma näen väga palju. vaata kui naljakas. ma näpin samal ajal praegu hetkel oma kaarte, siis numbrite keelekaarte ja mul viskas sellise asja 222 välja praegu. vau, jah, see tähendab ka seda, et sa oled hästi selline, kui te näete neid numbreid, siis vot selline kaardipakk tuli nüüd välja. et ma pärast räägin sellest veitsa lähemalt. et need kahed annavad ka selle vihje, et sa oled hästi hea suhtleja. ja sa armastad suhelda, sa armastad sealt ka infost välja lugeda midagi. sul on väga hea intuitsioon, väga kõrge. et seda annabki see elud number 11, mis kokku liites on 2. aga seda viitab kusjuures ka seda, nüüd kui see isiksuse kolmnurka siin vaadata, siis mul kõigepealt jääb kohe selline asi silma. vaata ise ka, sul on 2 korda 20 on ju ja 2 korda on 12 ja, vau. ja 6. no vot, siis 20 viitab sellele, et tegelikult sul iseloomu poolest oled sa hästi selline noorepõlves juba tüdruk olnud, kellel meeldib nagu rääkida, suhelda, kommunikeerida, samamoodi ka see, et kui oli võimalus laulda või esineda või olla esirinnas, siis kindlasti sa seda ka tegid. Tegin. vot, saad kaasa muidugi rääkida ja 20 on ja jah.
20 viitab sellele, et kuna sa võib-olla väljapoole koolisüsteemis, vaata ikka antakse meile mingeid ülesandeid, siis hea meelega sa ka seda tegid ja võtsid vastutust ja kõike muud, aga võib-olla kodusüsteemis sa pidid olema vait kui hiir. Seepärast, et 12 viitab ka seda, et tohutult suur empaatia, nagu eneseohverdus, et laps räägib siis, kui kana pissib, arvatavasti sa oled sealt kultuurist tulnud ka, et aga sinu sees on hästi palju sära, lava sellist lavasära, ütleme, aga sa oled pidanud mingites elusituatsioonides seda hästi enda sees hoidma, seepärast et teatud kohtades sa ei tohtinud olla see, kes sa tahtsid olla. Lapsena olin ma punapea tedretähtedega ja eks see annab ka niisugust sellist, et ma tõesti hakkasin kõigile silma, ma väga kiiresti rääkisin, väga kiiresti jooksin ja eks ma seisin õpetajate toa ukse taga nurgas ka palju, nii et see kõik on õige. no nägid, vot. Ja kodus olin ma tõesti väga-väga märkamatu. Hommikul läksin välja, õhtul tulin tuppa, keegi ei märganudki, et mind puudu on. Mhm. Ja see ongi 12, mida ma olen aru saanud nüüd neid sünnikaarte tehes, et see on nagu selline tead kameeleon, et sa justkui muutud sama värviks, et tahtsid mitte silma paista, aga tegelikult oled sa väga värvikas seest. Et noh, jah, nali naljaks, aga see Nõukogude elu on selline õnneks või kahjuks, aga see on meile antud millegi jaoks. Ja 6 viitab siin selles kolmnurgas sellele, et sul on hästi hea ilutunnetus, selline väga hea selline disaineri, noh, saad aru, kui sind visata kuhugi tühja korterisse, siis sul hakkab kohe nagu värvid hakkavad toimima, kohe sa näed, mis kuhu nagu selline disaineri pilk on sul olemas. kas peab paika? Vot sellega võib-olla ma ei ole ise vaba loomingut kasutanud, aga mida mina kindlasti teen, et see elus lilledega ma oskan hästi-hästi oma elamise väga-väga ubaseks teha. Hmm. No vot, sa praegu ütlesidki seda, et vaata, sa oskad ikkagi mingisugust asja, kuidas kasutada, no on see siis lill või mingi asi, näiteks ka 6 viitab sellele, et sul on enda väljanägemine väga oluline sul olnud, arvatavasti oled sa elus ka kokku puutunud oma kaaluga, on ju, noh, kes meist naistena seda ei ole, aga see, et sa oskad kuidagi vaadata, et okei, kui sa olid seal mingi hetk ülekaaluline mingite riietega, kuidas sa said seda ära varjata, samamoodi kui sul meeldib näiteks näpud mullas olla, toimetada õues, siis sa oskad seal kohe nagu jälle visualiseerid seda, et sinna tuleb see ja vaikselt sa saadki teha mitte millestki nagu justkui midagi. See mullas olemine, see on mulle väga-väga meeldinud Mm. ja tõesti minu käes hakkavad kõik asjad kasvama. Isegi tomateid ja kõrvitsat tahtsime nunnu näitusele viia, sest nad olid nii suured. No vot, nägid, kellel siis ka, kes tunneb ära endas selle kuue energia, et see on kõik täiesti okei, et saate siia ka kommenteerida, et see on ainult meile vahva, vahva selles suhtes kinnitus, et Ellen tuleb ka kindlasti kommentaaridele vastama siia, et ma viitan siis Ellen sulle. ja noh, number 8, 8 tegelikult tuleb sinu sünnipäevast, sa oled 26 sündinud. Siis selles numeroloogias, kus mina nüüd siin toimetan, siis liidetakse kõik, mis on üle 22, liidetakse kokku ja siis tuleb 8 ja noh, kui natuke rääkida sinu 26 sellest päevast, sünnipäevast, siis see 2 ongi just see, et sul on väga hea intuitsioon ja sa oled väga hea suhtleja ja samamoodi ka hea manipuleerima. noh, ikka, kes meist ei manipuleeri, eks ju. et siis noh, heatahtlikult saab ka manipuleerida, teed kõik asjad ära, et emme oleks rahul ja siis sa saad ikka selle oma kommi, mis sa siis tahad lõpuks sealt saada. või siis meie aeg oli see, et ma ei tea, mingisugune enda tehtud mesi või mis asjad olid meie aeg seal, kamašokolaad ja kõik muud asjad. aga 8 ja siis see 26, see kuus on seesama lõpus, mis on siingi see kuus. sa oled tegelikult hästi ilus ja värvikas naine ja sellega sa oled ka silma paistnud väga paljuski oma elus. et see on kõik selle energia ja 8 sinu sees on hästi selline tugev kohusetunne ja arvatavasti oma pereelus oled ka sa tajunud seda, et sa võtad väga kiiresti kõik enda kanda. et kui sa näed, et teine seal ükskõik kas töökaaslane või elukaaslane ei tee seda, mida sa oled palunud, siis sa lihtsalt mõtled, okei, ma saan hakkama. Selles on õigus. vot tak.
sul siin paistab ka juba 8 tuleb veel sellist sinu hinge missioonis ka, et see on sinu sees hästi tugevalt sees, sinu hing on siia kehasse tulnud ka seda õppima. ja muidugi, mida see 8 siin viitab ka sellele, et kuna sa oled nõudlik enda suhtes, siis see, mida sinu hing siia sinu kehasse tuli õppima, et mitte olla niivõrd nõudlik teiste suhtes, ehk siis see kamandamine, et kui sina liigud kiiresti, me ei tohi, ehk siis kellel on need 8, ei tohi nõuda seda teistelt, et nad peavad samas tempos olema, sest temal võib-olla on seal hoopis number 6. ta ei tule mitte kunagi sama kiiresti liigutama, nagu sina liigutad. vot see on see õppetund. aga eelmistest eludest satub mul väga huvitavalt silma selline asi. Siis number 4 ütleb konkreetselt seda, et sa oled eelmises elus hästi julmalt käitunud oma isaga. mina ei oska siin ütelda, kas sa oled siin naine või mees olnud eelmises elus, aga on see lugu olnud, et noh, ütleme sõna otseses mõttes, kas sa oled talle peksa andnud, sinu käe läbi on ta võib-olla elu kaotanud ja mingid muud asjad. Ja siis on ka selline õppetund, et sa võib-olla ei ole ise kunagi isaks tahtnud, noh, mingis eelmises elus. et aga siis praeguses elus on see lugu, et sul on isaga mingid teatud väljakutsed, mingisugused probleemid või mingid muud asjad. et kas tunnetad midagi ära selles osas? nojah, minul ei ole nagu päris isa mind kasvatanud, mul oli võõras isa. Hmm. nii et aga selle mehega ma ei saanud kunagi läbi. ja see tema minu viitab isaks ei saanud. ja see viitabki sellele, et just nüüd teie ka, kes te kuulate ja te olete näiteks aprillis sündinud ja te olete naised, siis noh, see on kõigil olnud see kogemus, mina ei oska siit muidugi ütelda, milline eelmine elu, aga kuskil sa oled ja see on sulle antud siia nüüd kaasa selleks, et leida nagu see rahu enda südames. ja hästi pikalt siis noorepõlves ja niimoodi on mingid teatud väljakutsed, mingid probleemid, mingid lahkhelid just meestega ja pigem siis nagu isaliini meestega. aga sa ei peagi täpsusteni siin midagi seda nagu rääkima, et aga lihtsalt see, et ma nägin juba, et sa noogutad, et on sinna kõike mahtunud. Mhm. ja, ja noh, eelmistes elus, mis ma ka siin, see number 7 näiteks, vaata vastas on 16, väga huvitavalt ka kokku liidetult 7. noh, kui sa vaatad, siis vaata, mis siin on 12 ja 21, eks ju. ka sarnased peegelpildis lihtsalt. aga no 7 puhul ütlen seda, et sa oled eelmises elus elanud mingisugust sellist üksikut elu, pigem hoidnud omaette ja ja selline, kuidas ma ütlen, mul tuleb alati sellega meelde see, et Eestis on ka ja noh, igal maal on selliseid vaata üksikuid, noh, et juba vanemad inimesed, aga nad elavad üksinda sellises ühetoalises majas ja nad käivad ainult poodi ja tagasi, et ehk siis võib ka viidata sellise nagu koopa elanikule, koopa elule kunagi, aga sinu elu eesmärk nüüd siin on selle number 7-ga. kui sa tajud, et sa jääd väga üksikuks, siis kindlasti minna liikumisse. su hingemissioonis oli ka 7, mäletad, ja siis see on antud sulle seda, et nii kui sul tekib selline impulss, et oo, ma tahaks minna näiteks Paidest Viljandi või Viljandist Narva või siis hoopis tahaks minna, ma ei tea, välismaale kuskile, et oo, ma proovin seal näiteks mingit elu või näin või niimoodi, et siis see viitab sellele, et lihtsalt mine, sul on vaja see kogemus saada. see on tuttav. jah, vot, väga hea. ja see viitab ka sellele, et sa võid mingil elul oma eluperioodis kogenud võib-olla sellist kogemust, et sul justkui on ümberringi palju inimesi, aga sa oled nagu südames või hinges, sa oled üksi. justkui nagu kõik on olemas, aga tegelikult sa oled üksi. et noh, see on jälle selline õppetund, see tuleb sellest eelmiste elude mõjutustest, et sa oled kunagi olnud üksi. aga siin on vaja nagu välja tulla, ehk siis see, mida me teeme siin, jälle viitan Nõukogude naised, Nõukogude mehed, et meid on õpetatud vaikima. et me ei räägi oma tunnetest, aga see ütleb seda, et ütle välja, kui sulle midagi ei meeldi. noh, siis selles suhtes see elu läheb hulga lihtsamaks. ja 6 mainiksin ka siin selle eelmiste elude kogemustes ära, see on see, et sa oled eelmistes eludes jäänud ilma oma armastusest, kas mingisuguse süsteemi tõttu. ja jälle siin mul tuleb kohe kõigepealt sellised filmid meelde, kus ja noh, see on ajaloos olnud, vaata, kus on 2 perekonda ja nendel on siis lapsed, eks ju, ja tihtipeale see siis mingisuguses ajas oli niimoodi, et perekonnas siis laps, väike noor laps, mingi 17, 12 pandi siis mingi väga vanamehele, pandi naiseks, sellepärast et pidi nagu raha saama või mingit kaamlite vastu müüdi või mida iganes, on ju. et siis sa oled kogenud sellist kogemust kunagi eelmistes eludes.
on sinuga niimoodi käitutud ja kas sa oled ise vabatahtlikult jätnud oma tõelise armastuse siis näiteks raha nimel või mingi asja nimel ja, või siis sind on vägisi niimoodi pandud, nii nagu ma selle näite tõin. aga siin elus, siis praeguses elus sa tunned kogu aeg sellist puudust tõelisest armastusest. et isegi kui sul on suhe või sa oled olnud suhtes, siis sul on kogu aeg justkui puudu see päris armastus. Selline iga. selle peale mina ütlen, sul on 100% õigus. Jess, aitäh. ja, jah, see viitab sellistele asjadele. vaata, kui huvitav ja noh, siin on veel palju selliseid numbreid, mida võib kõike siin ära mainida, aga need on sellised nagu põhiasjad, mis mul niimoodi nagu röögivad praegu silma, ütleme siis niimoodi. ja tegelikult on see õppetund sulle see, et sinu armastus üldse, mida sa igatsed kogu aeg sinu südames, hakkab sinust. sa pead iseendaga tuttavaks saama, iseennast hakkama armastama ja siis alles tuleb see õige armastus sinu ellu. jah, kui see vajadus on. jaa, aga lähme magusa asja juurde, mis mulle räigelt meeldib alati räägida on ametid ja teie ka, kes te nüüd seal olete ja vaatate, mõtlete, et oi kui huvitav, siis ametid on minu selline magus koht, sellepärast et siin on kõik väga hästi, kui sa nüüd mäletad oma hingemissiooni, siis sinu hingemissioon oli 8, 7, 15, on ju. ja Mhm. ma soovitan alati teie ka, kes te nüüd olete kirjalikud analüüsid saanud, minge kõigepealt sinna oma kirjalikkuse sinna viimasele lehele, mitte see, kus ma teile seal armastust jagan ja tänan teid, aga natukene enne seda, et vaadake oma see karma õppetund läbi, siis vaadake hingemissiooni, siis hüppake hingemissiooni järgi, hüppake sinna ametitesse. Siis seal juba ma enne avasin Ellenile seda natukene, aga see 8, 7 ehk siis 8 on see, et sa pead olema justkui ettevõtja. sa pead ise organiseerima oma elu, see väga hästi, siit tuleb ka see välja, see 8, et sa oskad juba seda loomu poolest. kui sa oled seal ettevõtja, siis ka organiseerida näiteks mingit tööjaotus, keerulisemad asjad teevad teised ära. seal on väga oluline see, et sa ei võta enda kanda selliseid asju, no näiteks, mis minu puhul ka on, mul ei ole 8 seal, aga mul on 8 siin teises kohas, siis on see, et näiteks ma ei oska kodulehte teha. ma ei ole raamatupidamisest tugev, ma olen kõik sellised asjad ära delegeerinud ja siis see on ka see asi, et sa ei tohiks teha oma elus 0-4-ks ma teen selle ära. ei, sa delegeerid seda kellelegi teisele. no kas teenuse vastu on ju, või siis raha vastu. siis ja number 7 oli see, et sa pead olema liikuv, kuulama oma intuitsiooni. ma räägin su hingemissioonist praegu ja 15 ütles seda, et sa pead tulema massidesse, sa pead jagama oma elukogemusi ja sinu raha liigub läbi vaimsuse. nii, nüüd hüppame siia ametitesse enne seda, sest juba hingemissiooni nüüd sa tead Mhm. justkui peaks olema tööandja, aga tööandja ei tähenda seda, et sa pead olema kõigile tööandja, kõigepealt alusta iseendast, ole iseendale tööandja. noh, ehk siis FIE Eesti mõistes näiteks on ju, või OÜ või mida iganes üksi toimetad seal. ja siin vaata, kui huvitav, 17 ametite kolmnurga tipus ütleb sõna otseses mõttes sina, kallis naine, oledki iseenda bränd. Vau. Vau, täht. tead, kuuse peal, vaata jõulukuusel on kõige tähtsam see täht, mis sinna üles See on pannakse. kõige kõrgemal tipus, jah. just täpselt see ja siis vaatavad kõik tatt ripakil ja sülg jookseb suunurgas, kui ilus see on. hoiavad hinge kinni, kas see püsib või ei püsi. aga 17 tähendabki seda, sa pead särama, sa pead välja näitama, kes sa oled ja mäletad seesama 15, mis ma ütlesin sulle, eks kellel on siin 15, mul on ka, sellega ma siin läksingi õhevile Ellenile, ma ütlesin tere tulemast Youtuberi maailma. et siin ei ole midagi muud, kui lihtsalt hakatagi jagama, rääkima, kasutama seda kogemust, mida sa oled elus kogenud, sul on psühholoogi haridus ja sul on veel, õppisid ka reikit, eks ju, kõik need lihtsalt nüüd kokku panna. ja sa pead olema sõna otseses mõttes siis oma bränd, ehk siis kui sa tahad, et sa oled Ellen, on ju oma perekonnanimi ka sinna veel juurde, siis sa oledki see. siis sina oledki see. et minul on 17 ka olemas, aga mul on ta kuskil siin mujal ja 17 on see, et sa pead tulema kuulsaks, sa pead tulema tuntuks. ehk siis mitte võib-olla rohkem tuntuks kui Eesti president võib-olla või siis ma ei tea, kes seal on, seal igasugused asjad, kes nad on. aga tuntumaks sealt, kus sa praegu oled. sa pead särama ja tule Youtube'i maailma minuga, seepärast Youtube'i maailmast räägib sulle 21 ka.
21 on see, et sa pead justkui integreerima oma tööga seotud asjad, ehk siis see, mida sa oled välismaalt õppinud, välismaa koolitustelt või välismaaga seotud mingi koolisüsteemi, sünkroniseerima siia oma kodumaale. ja see viitab sõna otseses mõttes seda, et sa pead ka välja rääkima, näitama, jagama nagu rahvusvahelisse keskkonda. noh, mis need on seal, TikTok, Youtube, Facebook, Instagram. noh, kuna ma olen ise kõike neid teen ja katsetan, siis ma ütlen, et Youtube on üks asi, millest peaks alustama üldse. vot. Instagramis ma teen looduspilte ja asju, et sinna ma postitan päris tihti, et see meeldib mulle, aga ma ei teadnud, et ma võiks sellega ka särada ja tööd teha ja raha teenida. ja raha teenida, jah. ja vot siin ongi see nõks, hüppame kähku siia, mäletad, mis 15 tähendas siin, jah? Mhm. Massidesse. Massidesse, massidesse. ja seda on vaja integreerida läbi selle meedia. seepärast, et siin tuleb välja number 10 ja 10 ütleb seda, et sinu töökoht on läbi online'i. see peab olema liikumises. saad aru, esiteks oled Ellen, on ju, kes sa siis oled seal, kuidas oma väga paljud inimesed tulevad ju välja, need mentorid, coach'id oma nime ja perekonnanimega, eks ju. Mhm. ja see, et sa oledki lihtsalt see, kes sa oled, jagad oma elukogemust, siis 21 on Youtube'i maailm, on ju, või siis see noh, meedia, kus sa oled. aga mis väga oluline on, vaata, 20 on sinu isiksuse sees. see tähendab, sa, Ellen, pead kasutama oma häält. sa pead välja tulema, sa pead rääkima, avama oma kulgurtšakra, mis on 100 aastat sul kinni jäänud sinna. aga see tahab helisemist, on ju. ja nii ei meeldinud mu oma hääl, nüüd tuleb välja, et see on veel võim, mida ma ja saaks kasutada looduspildid võid ka sinna panna, aga saad aru, sa pead hakkama rääkima, jagama, suhtlema inimestega. ja 15 on, mäletad, massidesse. tule massidesse, jaga. massidesse. ja sellepärast, et 15 ja siin ta viitab väga palju asju, seepärast et sa oled kokku puutunud väga paljude mitte niivõrd meeldivate asjadega, sest noh, sõna otseses mõttes, kuna mul on see ka, siis on kaassõltuvus. see on see, et sa teed kellegi jaoks midagi, mis sulle ei meeldi, aga sa lihtsalt teed seepärast, et pead tegema. ja need Mhm. kogemused, mis elus sa oled kõik saanud, samamoodi ka ju mina. me siin puistasime natuke südant Helleniga enne, kui me tulime siia eetrisse ja siis mõtlesin, et ah, kurja meid küll. et siin me nüüd oleme. ja Ellen, sina oled versioon minust selles suhtes omal moel, oma kogemustega ja lihtsalt meie ülesanne on niivõrd tugev, kuna see 15 on ka hingemissioonis, aidata teistel tulla välja sellistest mustritest, kus meie juba oleme olnud. sest me teame, kuidas sealt välja tulla ja kõik ka läbi selle, mida sa oled veel juurde õppinud. ja meil on väga hea anne või kogemus või omadus see, et me enam ei lähe emotsioonidesse, kui näiteks klient hakkab seal nutma, on ju, kuidas temaga on tehtud selliseid ja selliseid asju, siis me oleme selle kõik läbi elanud, me oleme sealt välja saanud. ja me ei hakka temaga koos nutma siin niimoodi, et 1,5 tundi nutad kliendiga, vaid lihtsalt see, et oskad teda tuua nagu tagasi. et oh, et nutsid ära, nüüd lähme edasi, vaata. nüüd pühid põlved puhtaks, mis sa jonnid seal. ärka ülesse. vot niimoodi, nii hüppame tagasi siia ehk siis siia nendesse ametitesse, seepärast et ma arvan, et kõigil on alati mesimagus teada, mida ta tööks peaks tegema. siin ongi vaja integreerida kõik need asjad, ehk siis oled iseenda bränd, sa pead särama, sellepärast et kui sina ei saa särada, kui sa ei saa välja rääkida oma asju, siis hakkad põletama ennast sees, siis sa muutud negatiivseks, siis sa oled teistele selline targutaja, õpetaja, näed teistes vigu, endas ei näe vigu, vot kõik selline asi. ja nüüd tuled lihtsalt ja küll internetimaailmas tulevad sulle õiged inimesed, kes sinuga tahavad kontakteeruda. 21 oli siis see, et välja tulla, blogi pidamine, enda pildiga, oma häälega välja jagada. 10 on online tegevus, see on see, et sul peab olema töö, mis on huvitav. no minul on 10 sees olemas täiesti ja see tähendab seda, mida ma praegu teen. ma elan praegu Kesk-Soomes, ma räägin sinuga läbi Zoomi ja minul aktiviseerub ka 21 kohe, seepärast et peale vestlust ma panen selle meie vestluse Youtube'i muhisema. saad aru, kõik asjad on, mul on ka 17 olemas. ehk siis ma praegu staaritsen, ma lobisen väga palju, kurgu tšakra peaaegu saab tuld niimoodi, et saad aru, peale seda ma olen vait. no vot, ja mis on veel siin huvitavad asjad, siis need 3 numbrit tagurpidi kolmnurgast tulevad eelmistest eludest. sa oled eelmises eludes neid asju juba teinud ja need tulevad sulle siia. number 9
on vaimsus. Sa oled väga hea selline just seesama psühholoogia, miks sind kiskus sinna, seepärast et sa oskad vaadata nagu rahuliku pilguga mingisuguseid selliseid ärevaid situatsioone nagu kõrvalt tuima pilguga. no aga nagu sa oled tõeline empaat, ütleme siis niimoodi. ja see on see, et sul on väga hea omadus lugeda inimesi äh, läbi ridade. ehk siis sinust võib ütelda ka see, et sul on väga hea selline telepaatia. Siis sul on vaja lihtsalt jagada oma kogemusi, kuulata ja aidata inimesi nendest situatsioonidest välja. väga hea psühholoog. Siis 11 viitab sellele, et see töö, mis sul on, nii nagu 10-gi ütles, et see ei tohi olla igav, siis aeg-ajalt sul peab olema sellist mõnusat vaheldust ehk siis sellist nagu noh, kiire peaks olema natuke siit, natuke sealt. ehk siis, kui sul on üleüldiselt nii nagu mul näiteks numeroloogia on ju, aga see nagu sisaldab nii palju erinevaid asju, sul ei tohi lihtsalt olla selline, sulle ei sobi selline töö, kus sa istud hommikust õhtuni nagu ühe tooli peal. aga ma tegin seda 35 aastat. kuidas tundus? Jube. näete, tõeline näide sellest, nõukogude naine ei jonni, ta teeb ära nii nagu peab, täidab plaani. aga no see on hea, et sa ütlesid, et see on jube, sellepärast et sa arvatavasti said ju aru, et sa ei pea seal olema, kus sa oled. jah, hommikul läksid, ei läinud hea meelega tööle ja õhtul tulid väga hea meelega töölt ära, nii et no vot, et aga jagage teie ka kommentaarides, mis teie praegu teete või kas te olete olnud sellises kohas, et olete aru saanud, et see on vale asi. ja 11 viitab sellele, et peab olema vaheldust, aga muidugi, mis 11-l on selline üks selline mõnus miinuspool, mis hoiab siis raha energiat ka kinni. no kui te tellite neid sünnikaarte, siis te saate ka sellist infot iga numbrikoha kohta, kus ma räägin, et mis blokeerib teie raha liikumist. siis see, et sina oled kiire, noh näiteks ma kujutan ette, kui sind panna aeda, on ju, ma olen ka suht kiire, aga võib-olla selliste 11-tega mul on selline tunne, et sa oled vist äkki kiirem. et, et saad aru, et sina teed hästi kiiresti, siis sind räigelt ajab närvi või häirib see, kui teised ei tee samamoodi. on ju? ajab. vot, ja see on õppekoht. see on see koht, et sa pead lihtsalt saama nii kaugele, et sa annad teistele olla sellised, kes nad on. ja siis, kui sa jõuad sinna staadiumisse, et sa annad seda teha, siis sinu raha energia ka nagu muutub puhtamaks. sest need sellised väiksed asjad nagu häirivad seda raha liikumist, sest energia on kõik. ja number 4 viitab sellele, et sa sobid väga hästi sellistesse kollektiividesse nagu, kus on mehed. kas tegema midagi koos meestega, see on isa energia, vaata. Mhm. see on, siit tuleb see 4 välja. sellepärast, et sa oled naine, kes oskab olla ka hästi selline maskuliinne. selline, kuidas ma ütlen, mitte jäärapea, no mis sa ütlesid, mis sul see segu seal oli, eks ju, aga Pühvli aastal sündinud sõnn. no vot, ütleme siis selline, ma toon ainult näite praegu. see ei tähenda nüüd seda, see on nagu kirurg või vaata, kes noh, ikkagi arst, kes nagu teeb operatsiooni, kui näeb, et soolikad ripuvad, on ju, keegi seal kukub kokku, aga sina tuima näoga suudad lihtsalt asjad ära teha niimoodi, et ükski närv ei kõigu, sest sa tead, et sa pead tegema seda. et sulle sobivad ka sellised tööd, kus on vaja nagu hästi konkreetselt keskendumist. ehk siis nii nagu ma tõin ka selle näite, vaata, kui klient kukub siin nutma, siis sa ei kuku koos temaga nutma, vaid lihtsalt sul on kogu aeg tagakuklas see, et okei, laseme tal natukene nutta, aga küll me siit nagu asja saame. kui sa said aru nüüd, mis ma nagu ja räägin. kunagi, kui ma olin, ma ei tea, 14-15, ma arvasin, et minust saab rekkajuht. no näete, no vaadake, viske näide. aga olin liiga lühike. Vene ajal ei lubatud, ei ulatanud roolis. jupike ei puudu. jupike jäi puudu. praegu on ju võimalused, siis ei olnud selliseid. ja vaata, kui huvitav, kui sa selle nüüd ära mainisid, põhimõtteliselt sulle sobiks see ka. rekkajuht on ju tegelikult 17 tähendab ka taksojuhti, bussijuhti, saad aru, et sa pead olema ise see spetsialist, kuga juhib oma elu. no Mm. rekkajuht sobib väga hästi. töömeeste kollektiivis, bueno, 100%. väga hästi sobib. ja 11 kiire, kiire. üksinda toimetad, hulluks lähed väga hästi. 21 rekkajuhid liiguvad väga palju ja ka välismaal on ju pikad sõidud, on ju. 9 pead väga hästi tajuma, intuitsioon peab olema 110. kui kumm läheb lõhki, vaata, kohe tajud ära, ahah, auto tagumik liigub teistmoodi, väga hästi sobib.
ainuke asi, mis siin on, no tegelikult okei, leiame siit ka hea asja välja rekkajuhina. 10 on siis see, et online töö sobib väga hästi ja ka see, et sa saad ise valida, mida, millal sa lähed, milliseid väljasõite sa teed. 10 on ka see, et sul peab olema vaheldus. noh, väga hea, näete, rekkajuht, aga siin on üks selline asi, vaata, siin ongi see tore lugu, kui me nüüd lähme, see amet peab olema või ametid peavad olema kooskõlas sinu hinge missiooniga, sest hing tuli läbi sinu kehasse midagi kogema, on ju. ja kuna sul on see 15, siis rekkajuht ei tule kunagi massidesse. ta vaikselt kõpitseb oma putkas seal, vaata, kõige parem, maailma kõige parem rekkajuht on ju, võib-olla hakkad Youtube'i rekkajuhina tegema, siis see sobiks. aga, aga see, et sinu raha liigub läbi vaimsuse, siis ikkagi rekkajuht ei sobi. jah, väga hea. ja jupike puudu, järelikult universum nägi, et ei, sinust ikka rekkajuhti ei tule, et anname sulle veel elukogemusi. vot niimoodi. aga väga head kaasa selles suhtes räägid. no siit hüppaks siis kohe sujuvalt siia sinu suhte kolmnurka. ja mis ma suhte kolmnurgast siit välja loen? esiteks see, et kuna elude number siis viitab ka suhteid, suhteid iseenda ja teiste suhtes. ja siinjuures ongi see, et mul tuleb nüüd see koolitus ka esmaspäeval, järgmine esmaspäev. et ma räägin siis elude numbrist just nagu suhte aspektist teistega ja oma üldse, mis see elus nagu tähendab. et kellel vähegi soovi, siis see Fienta lehelt te leiate numbrite keele nime alt selle koolituse. hüppake paati siis ja kusjuures vestlusõhtu on siis selle nädala pühapäeval juba, me räägime siis korduvatest numbritest. see, mis mul on, see kaardipakk siin käes, näete, väike reklaamipaus jälle, aitäh eetriaja eest, aga sinu puhul vaata, siin on jällegi see lugu, et siin sa saaksid nagu taguda käega vastu rinda, et mul on meistrinumber, vau, nii tore. meistrinumber tähendab seda, et sa oled vaimne õpetaja, juht ja teiste aitaja. aga niikaua, kui sa oled kõrvad lontis mingites suhetes nii, et sa ei ütle välja, mida sa tahad, kuulad ja teenid teisi, siis see on number 2. vot. siis see on selline, kes tegelikult intuitsioon karjub sulle juba ammu mingeid asju. aga korraliku nõukogude naisena sa oled vait kui sukk ja teenid. saad aru, nii kaua on see 2, nii kaua see ei ole 11. Teie siin ka, et kes siin kuulavad ja kirjutavad mulle, et mul on meistrinumber number 33. Vau, palju õnne. aga mis sa siis teed oma elus? tulebki välja, et lõpuks ta on lihtsalt 6. sinna, et jõuda sinna, siis seda no, on vaja tööd teha iseendaga. et nii palju, kui mina, Ellen, sinuga nüüd tuttav olen, siis sina oled nüüd 11 juba. ma usun ise ka juba, et ma olen 11. vah, läks ikka omajagu aastaid sinna, enne kui jõudsid 11. kõvasti aastaid läks selleks. no kui sa muidugi soovid, sa võid jagada, kui vana sa oled. ma olen 65-aastane, ma ei häbene seda. vot. ja selline 11 energiasse sa jõudsid nüüd millal? mis palju? eelmise aasta 64-selt. nägite, mitte kunagi pole hilja. What tak? nii et teie, kes ma, tead, kui palju ma veel kuulen selliseid asju. ma olen juba 42, et no ma ei tea. päriselt ei tea või? 40 alles hakkab elu. ja näete, Elleni sõnade järgi 64 alles hakkab elu, vot. siis ma tegin ka Reiki koolituse. väga vahva. ja sa oled teinud igasuguseid huvitavaid asju oma elus, nagu ma aru saan. jah. ja suhetes see viitabki siis sellele, et tegelikult number 8 on sul ka, figureerib väga hästi, sul on suhetes ka ausus on üks nagu aamen kirikus, ütleme niimoodi, seepärast et sa ise panustad endast kõik, sa oled hästi kohusetundlik, sa võtad enda nagu turjale nii palju ülesandeid ja noh, see, et ütleme, kui ta on 11, siis see viitab ka sellele, et sa hästi kiiresti, seesama kiirus, mis oli ametites, sa väga kiiresti oskad ennast lülitada kohe erinevatesse situatsioonidesse nagu panna niimoodi noh, kõigile meeldida, tähtis, et kõigil on hästi, aga ennast ei pane tähele, peeglid on maailma kõige väiksemad, mis sul kodus on ju tähtis, et iseennast mitte näha. ja siin number 7 ütleb seda, et aeg-ajalt sa oled selline, kes tõmbub endasse, on omaette. noh, eetriväliselt me veitsa rääkisime ka seda, aga 7 on see, et sa nagu jääd mõtlema enda sisse, et kurja, mis asi see nagu on, otsima nagu neid põhjuseid, selline tead nagu väike Sherlock Holmes. samuti 7 viitab seda, et sa oskad väga hästi välja nuputada seda, et suhtes ei oleks igav. saad aru, sellised, et oo, davai, lähme sinna, teeme seda.
ja 10 ütleb täpselt sedasama asja, mäletad, ametite suhtes ka see viitas, et töö ei tohi igav olla. siis sa Mhm. oled selline, et kui noh, sõltub elukaaslasest, eks ju, või siis sõbrannade suhtes ka, et mõndadele nagu hullult meeldib, oo davai, võtame Helleni iga kampa, sest siis kunagi igav ei ole, on ju. või siis see, et elukaaslane nagu tahab justkui tiivad ära võtta, ütleb, et kuule, mis sa lind prääksud siin, et paneme su puuri. vähem hüppad, seda kindlam sa oled. et jah, tahad ütelda midagi või? no nii ta oli jah, nii vot, et elukaaslase, see on nüüd möödunik, seda võib öelda. no vot. Lendasin puurist välja. ja 21 ütleb seda, et sa oled tegelikult hästi uudishimulik üldse suhetes kõikide nagu inimestega ja see ei tähenda nagu küla vanamoori uudishimu, vaid see, et sa oled alati olnud valmis ja oled ka praegu valmis, kuidas veel paremaks saab teha. et see 21 on selline nagu, see on välismaa number küll, aga suhetes see viitab ka sellele, et sa oled hästi selline, et oo, vaatame, mis see on, integreeriks selle oma suhtesse. aga davai, proovime niimoodi, vaata, tõstame köögi näiteks suurde tuppa, jube lahe, vaatame, mis teeb. noh, töötab hästi. et ma ei tea, kas sa oled kõva selline mööblipaigutaja olnud oma elus või? vanasti sõitsin kogu aeg mööbliga, iga suure puhastuse ajal transportisin mööbli ringi. jah. oma tehnika oli juba, kuidas mööda põrandaid suuri kappe saab liigutada. Aga sa tead kindlasti seda ka, et mööbli paigutamine viitab sellele, et sa ei ole rahul oma eluga. nüüd tean, siis ei teadnud. jah, ma mäletan, mul on ka mingites suhetes see olnud. aga noh, seda viitab ka see 11 ja 21 viitavad siin sellele, et sa nagu hästi tahad nagu uudsust, see alati, no ütleme teie ka, kes teil on nagu hea suhe, siis ärge nüüd muretsege. et see võib väga tugevalt, vot need numbrid viidata ka sellele, et sa lihtsalt tahadki niimoodi vaheldust, et pigem sa teed turvaliselt seda oma elukeskkonnas, kui see, et sa lähed näiteks mingisugust kõrvalsuhteid otsima. et see on ka nagu hästi eluterve. sest sinus see number 15, mis meil on sinuga sarnane, siis see on see, et no vot see on naine, vot see on naine. et selles suhtes, kui selline naine oma sära ja võluga ja hammastega ja naeratusega ja blondi juuksega seal kuskil ringi lehvib, siis ikka nagu väga pikaks nagu vaatavad, kes see on. Vau. ja noh, muidugi sellega kaasneb ju igasuguseid asju, Armu kolmnurke, siin kärtsu-mürtsu, külajutte, selline, kuidas ma ütlen, sinu nimi võis olla seal hammaste vahel väga paljudel mingitel eluperioodil ja ise panid tuld alla seal mingite juttudega ja noh, sellised asjad, vaata, mis kuuluvad elu juurde. 15 tähendab kuradi energiat. see mul tähendas on seda, jah, vabandust. väga palju must huumorit iseenda suhtes ja tihtipeale inimesed ei saanud sellest aru, et siis lõpetati nagu minust rohkem rääkimine ära, kui ma iseendale hagu alla panin. kusjuures see oli nüüd nii hea, et sa ütlesid. Vot teie, kes te olete vestlusõhtutel käinud, siis ma alguses rohkem seda tegin, hiljem vähem. ma hoiatasin alati, et mul on hästi selline must huumor, et on kaks varianti inimesi, kellele väga meeldib või siis on sellised inimesed, kes üldse aru ei saa. et siin ongi nagu, vaat sa tõid praegu, siis sinul on Ellen ju täpselt samamoodi. ja jaa, vot. aga see tähendab seda, et sinuga igav ei tohiks kunagi hakata. ei, ma loodan ja usun, et ei hakka. jaa, isegi minul iseendaga ei hakka igav. oh, eks see see on tähtis, see on tähtis. et mina ütlen ka selliseid asju, näiteks ma magan hästi kähku ära, sellepärast et mul on endaga nii huvitav, et ma hommikul vara ärkan üle, siis mul juba action käib peal, see on see 15 energia. on sul sama või? kunagi ütlesin, kui mulle töö ei meeldinud, ma ütlesin, ma lähen hästi hommikul vara tööle, siis tuleb õhtu kiiremini. no vot, nii see on. ja tervise suhtes, mis ma siis näen siin tervise suhtes? tead, ma pean sulle ütlema, ma mõtlen, mida see 4 tähendas. no ma võin natuke praegu 4-ga panna mööda, seepärast et mul pole 4 väga meeles, aga nüüd, kui natukene dubleerida seda isa energiat, siis mina arvan, see on väga tugev ületöötamine, teiste kohustuste enda peale võtmine. ja see võib olla nagu lihtsalt konkreetselt ületöötamise energia. ehk siis see, et noh, võib-olla nüüd sa praegu ei ole selles energias, on ju, või sa ei, enam ei ole. jah, vaata, aga sa oled kindlasti kogenud seda, et sa oled võtnud kõikide naabrite ja sugulaste mured enda kanda, laste mured ja kõik ja siis sul kogu aeg tundub, et sa ei tee piisavalt palju, sa ei jõua piisavalt igale poole.
24 tundi jäi väheks. vot, isegi kähku magamine ei aidanud. ma ennemini magasin 4-5 tundi ja ma arvasin, mul rohkem pole vaja. Mhm. Ja siis siin on näiteks ka selline energia nagu 19, mis tegelikult ütleb seda, et sul on vaja näidata ja jagada seda oma energiat, see on päikeseenergia, sul on hästi selline sütitav energia. sa väga kiiresti sütitad inimesi ja nii nagu ma ütlesingi, et sinuga on huvitav, see ei tähenda seda, et sa kogu aeg võid ainult pläriseda, sa vajad ka nagu oma rahu, eks ju. aga 19 on see, et sa pead näitama välja, aitama, valgustama inimesi oma päikeseenergiaga, elama välja oma tunded, mis sul on ja ütlemagi välja ka otse aeg-ajalt seda, mis nagu, mis ei meeldi ja mitte siis seda irooniliselt, vaid lihtsalt faktipõhiselt. et lihtsalt, et selged pildid vaata, et mulle ei meeldi, kui sa näiteks mind kägistad hommikuti. ma ei oska paremat asja praegu välja mõelda millegipärast. mul on ka see kogemus olemas enda elus, et aga no ei tehtud seda hommikuti. aga lihtsalt see on see, et muidu sa põletad ennast seest ära. sõna Mhm. otseses mõttes see, et vaata, mida me inimesed teeme, nii mehed kui naised on ju suhetes. me hoiame mokka kinni ja põletame ennast seest. ja siis mingi aeg hakkab keha värisema, põlved valutavad ja siis käed värisevad ja siis on üldse nagu crazy olla, sellepärast et sa oled tegelikult ennast kogu aeg vähendanud, vähendanud, vähendanud. on tuttav värk jah? Väga tuttav. vot nii. ja siis on teatud asju ka, mida ma võib-olla ütlen veel eetriväliselt sulle hiljem. aga noh, siin 12 viitab ka ja 15 väga palju kaassõltuvustele on ju. ja seda siis sa oledki kogenud, ütleme siis kaassõltuvus ei tähenda ainult elukaaslasega. see tähendab ka töökohas viibimine pikalt, mis sulle ei meeldi. siis ka näiteks see, et väga paljud, mida ma olen kuulnud klientide baasil, see, et nad kogu aeg tahavad laste elusid elada. noh, umbes lapsed täiskasvanud seal, ma ei tea, 50-sed juba või 30-sed, kogu aeg muudkui muretsed, muretsed. oi, kuule, ma tulin siin, ma ei tea, 15 IKEA kotti on täis sööki, onju. noh, lapsed ei tahagi seda sööki, mida sa sinna tassisid. noh, sa saad aru küll, onju, et mõtled, et ja elad. õpetab ära, kui sa viid kurgipurgid ja siis lähed prügi välja viima ja avastad, et sinu purgid on prügikastis, siis see õpetas väga kähku selle peale mõtlema. Et ahaa, laps ei tahtnud öelda, aga sa nägid. ahaa, nägite, kommenteerige siia, kes on kogenud. jaa, nii ta on. jah, nii vahva. ja, aga siis siin selline väike ring on sulle peale tehtud, ütleme niimoodi. Et jah. 100-ni veame välja, eks ju? oo jaa, siis tead, see on nagu õnneratas, seda saab niimoodi keerata järgmisele ringile. siis see elu ei lõppe 100-ni selles, et siit läheb järgmisele ringile, siin läheb nunnu. ja no kui tahakski veel natukene siia piiluda, ütleme, sa sõid 65 praegu. Mhm. ja 65 sinu isiklik aastaenergia ka, nii nagu ma siin siia oma tahvlikesele lugesin, siis siin ongi nüüd vaja nagu mõista, üks asi on see isiklik aastaenergia, mis tuleb siis sinu sünnipäev, kuu ja jooksev aasta kokku liita. saad selle isikliku energia, milles sa nagu liigud ja pluss mõjutab siit selle ketta pealt. kirjaliku analüüsi saanud inimestel ei ole seda, sellepärast on ka hinnad erinevad. teenuste hinnad on meil erinevad seal kodulehekülje peal, et väga paljud kirjutavad mulle kogu aeg, et jaa, ma tellisin kirjalikku, aga mul seda ei ole. sellepärast, et seda saavad inimesed, kes võtavad videokohtumise minuga, need, kes võtavad pikema analüüsi minuga, nemad saavad, see teenuse hind on ka teine. nii, et palun mõistke mind, teie, kes te seal küsite kogu aeg, et aga mul ei ole ja nii edasi. jälle kasutasin eetriaega, Ellen, ära praegu. jah, et seda küsitakse mu käest tihtipeale, et aga miks mul ei ole, aga sinu aasta siin 65 viitab sellele, isiklik aasta oli sul, mäletad, number 4, aga enne jah, vilja saamist oli see 22, see tähendab seda. 8 ka viitab karmale, see viitab ka raha energiale, see viitab sellele, et praegu sa peaksid väga hästi keskenduma sellele, et sul tuleb infot kuskilt ülevalt. ja see eetriväliselt sa ka kinnitasid, et mingid huvitavad asjad tulevad ja sa ei saa aru, mis see on. ja saad aru ja natuke hirmutab, ehk siis teie ka, kellel isiklik aasta tuleb nüüd 22, aga siis kokkuliites on see 4, siis 22 ütleb seda. sinu intuitsioon on nagu ülivõrdes nagu aktiivne ja sulle hakkab tulema signaale, näiteks isegi kui sa seal kitkud oma lillepeenraid on ju või värvid mingit asja õues, ma ei tea, mingisugust aeda. korraga tuleb mõte,
et tee video sellel teemal ja pane Youtube'i. siis sa mõtled, au, mis asi see oli? ei, ma ei hakka mitte midagi tegema. aga võta kinni ja hakka tegema. või siis mingi teenus või siis, et näiteks mine kuhugi või helista talle, siis kuulake palun seda, sellepärast et see ei ole juhus. Vatak, ehk siis, ja see viitab, et sellel aasta käigul sul nüüd aktiviseerus see aprillikuus, on ju, see kestab järgmise aasta aprillini. siin võivad tulla seal huvitavad pakkumised, võib-olla investeerimisvõimalused, mis talub siis nagu hästi tõsiselt kuulata, kaalutleda. see 8 on alati siis nagu rahaga seotud ja sulle ütleb see intuitsioon. kuula südametunnet. muidugi, kui keegi pakub püramiidskeemi ja intuitsioon lükkab sul punased tuled peale, siis tähendab seda, et see ei sobi, on ju. lepime nii. ja et sa oled väga tark tüdruk selles, et sul on huvitavad numbrid. ja peale seda 66, 67 vanuses tuleb 13 ja isiklik aasta energia number 5. palju suhtlemist, palju õppimist ja samalt 13 viitab seda, et midagi hästi üllatuslikku tuleb sul, nagu mingi asja lõpetad ära ja alustad midagi uut. või siis võib olla ka see, et midagi minevikus, midagi annab sulle endast teada ja see on see õppetund, noh, kas inimene võib-olla mingi kutsutakse endisesse töökohta, et räigelt hea pakkumine, 10-kordne palk, siis see ütleb seda, anna minevikul olla, ära puutu seda, see ei ole sinu teema. 13 alati õpetab seda, et ärge jääge jaurama seda vana asja, et vaadake ettepoole. ja 13 on ka see, et kui sa tunned midagi, et justkui tuleb mingi selline väljakutse, mis mõtleb, et oi, see eeldab mul nagu seda asja, et ma pean näiteks, ma pean oma kapist loobuma või ma pean oma vanast autost loobuma, siis loobu. Saad aru, mingi hoopis teise asja. ja 5 on ka see, et sa õpid midagi juurde, kas hakkad ise õpetama midagi, suhtled palju inimestega, siis kasuta kõike seda ära. mul on selline tunne, et see võib ka viidata väga tugevalt, et kuna sa ütlesid, sa reikit õppisid, sa oled psühholoog, sa hakkad tegema mingit asja, kuna isiklik aasta number 5 ütleb ka seda nagu õpetamist, et sa keerulisi asju teed nagu lihtsamas vormis, tuledki pilti ja see vana Ellen 13-ga ka kaob ära, mingid teatud inimesed kaovad ära su elus ja sa hakkad hoopis midagi muud tegema. vot, ja siis 67, 68 viitab number 5-le, isiklik aasta number 6, ehk siis 6 on nagu väga selline tugev, sealt võib võtta paljusid asju, kui sa oled otsinud elukaaslast, see võib anda sulle elukaaslase. kui sa oled otsinud selles suhtes, et nüüd ütleme, kui see aasta on andnud sulle kindla sellise alustala, et oled hakanud juba aitama teisi inimesi, õpetama või siis noh, ma ei tea, mida iganes, terapeudina, mentorina, siis see annab sulle hästi tugeva sellise noh, 5 ja 6 kokku, siis see, et sa tunned ennast nagu kala vees, sa oled endaga nii rahul, sa oled üks suur armastus ja sa annad seda armastuse tunnet välja läbi oma elukogemuste teistele inimestele. kui eesmärgiks ei ole, siis no ütleme sellega ka, noh, kui elukaaslase otsing ei ole eesmärgiks, aga kui sa oled iseendaga nii nagu heas kohas, siis tuleb see õige elukaaslane ka su ellu täpselt nagu õiges kohas, seepärast et me ju peegeldame noh, seda, kes me oleme, eks ju. Mhm. ja 20 ehk siis see 68, 69, ma jätaksin kurgutsakra nii lahti, et tead kohe enam ükski köha ka läbi ei pritsi, et seal on ainult kogu aeg räägid. ja, ja isiklik aasta energia on number 7, mis tähendab seda, et sul on väga tugev intuitsioon, hästi palju arvatavasti liigud ühest külast külla, ühest linnast linna või siis suhtled paljude erinevate inimestega. ja 20 see, et sa oled see, kes sa tegelikult peadki olema. ja 70-sena kuule, siis hakkab jälle täiesti uus elu, sellepärast et see on nii huvitav energia. aktiviseerub sinul see 15. lava, siis kuule, ma Mhm. löön põsk vastu põske sinuga, teeme selliseid podcast'e, et Youtube'i tahavad lõpuks. vot, et vot see tundub, et nagu väga kihvt. selle peale ütleks, et tasus tulla. elu Tasu- läheb üha ilusamaks siit selle pildi pealt. ja mina ütlen seda, et näete, Elleni näite puhul on siis see lugu. paneme selle nüüd kinni, butiigi siin. et kui teie olete seal ükskõik mis vanuses, kus te praegu olete, teil tundub, et elu on nagu täiesti nagu siit enam edasi minna ei saa, vaata, või nüüd on kõik, siis näete, kõik on võimalik. Ellen praegu õitsev nupukene siin 65 ja mõtleb, et ei tea, tahaks kõike teha, aga kust alustada nagu. just all. nii, vaatame nüüd korraks jooksis kokku. vaatame.
nii, me oleme Helleniga tagasi ja teate, nüüd ma tahan ühte asja teile ütelda. aitäh, Hellen, et sa ära kadusid, sest eetriväliselt, kui me siin ka sinuga natukene vestlesime, siis sa kadusid ka ära. ja ma Mhm. nüüd ütlen teile, mis see on. ma kohe näitan teile ka, mis see on. Teie, kes te olete siin vaadanud videoid, ka podcast'id olid minu meelest, Urmas oli üks ja siis keegi oli veel, kellega meil ka hästi tõrkus kogu aeg, see on energia, mis meie sees on ja kellel on siis 17 energia sees, sinul on see kohe ameti tipus. ja see tähendab seda, et sul on hästi tugev energia ja sinu energia on nii tugev, et sa seda netiühendust ka, no sul on online töö, nii et eks sa siis võta seda teadmiseks, on ju, et sa vahepeal kaod ära ja tuled tagasi et ja sul on kätes hästi palju energiat ja Mhm. sina arvatavasti suudaksid läbi online'i väga hästi tajuda inimesi. minul on nagu kanaldamine väga tugev ja väga lahti, mul ei ole see, mul on 17 ka, ma ütlesin ka, oi kurja, ma pole mõelnudki. saad aru, ma tahtsin sind praegu õpetama hakata, aga tegelikult ma ju ennast ka pean samamoodi õpetama, et meie saaksime niimoodi, et vaata, kui online'is teeme tööd, me saaksime, oo, nüüd läks küll põnevaks vaata, me saame panna käed siia kuhugi niimoodi, et me ei pea seda kliendile näitama. vaat, mul läks reopesad tuliseks praegu. mul ka hakkasid sügelema. mine pekki, mul hakkas siin kanalid jooksma, täitsa oo, ma olen täitsa action'is praegu. appi, aga ma saaksin seda täiesti kasutada, vaata, kui hästi praegu energia tööle hakkas. ja, saad aru, lihtsalt käed panna niimoodi, et klient isegi ei peaks tajuma, aga me loeme ju läbi selle ka energiat. Mhm. oi, täitsa oi, lõpp, oi, kõik oi, suriseb. oi, 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 oi. ja siis üks asi veel, et 21 viitab ka sellele, et sina justkui nagu saad integreerida välismaalt seda infot siia kodumaale, aga see räägib ka seda väga hästi, et sina võid lausa elada ükskõik kus kohas ja teha online'i kaudu tööd. see ei tähenda, et sa pead just ilmtingimata Eestis seda tegema. vot, seda tahtsin rääkida. nii, sellega see on kõik tehtud, jah. oi, kuri, Mart, ma sain nii hea asja ka praegu sinu ja enda kohta. peab suhtlema inimestega, peab, ma räägin. Ja Mhm. siin kogu aeg vaikselt talv peaks käsi nagu lahti olema. tegelikult on see, et ega meil kogu aeg ei pea see lahti olema, aga siis, kui me tahame mingit infot vaata, et siis lihtsalt kasutada seda tehnikat, siis tahtsin ikkagi reklaamida ka veel lõpuks nagu neid kaarte, mis siis on inglite numbrid ja siin Vau. vitja siin on siis iga numbri kohta informatsioon. kaardid on küll pisikesed, osad on öelnud, et väga sobivad, kätes hästi libisevad. ma sain nüüd need kätte ja edasimüüja on siis Eesti pool Maris Romm Fletcher, ma panen tema kontaktid ka siia. ja ma olen siin neid näppinud nüüd tükk aega, seepärast et ma mõtlesin, ma võtan sulle ühe kaardi välja. võta. ja tegelikult on see kaart selline, et kellel nüüd on need kaardid, kuidas teie kasutate neid kaarte? tulevad veel sellelaadsed, no uus trükk nüüd tuleb välja, mitte uus trükk, aga ütleme siis neid samu tellisime veel juurde, nii et kõik saavad neid, aga sellega seoses nüüd on see, et jah, tahan teada, kuidas te kasutate. Teie, kes te juba olete saanud natukene tagasi need kaardid. siis sellelaadsed tulevad nüüd, praegu on töö all siis kaardid 1-31-ni, et kuhu ma olen siis kaartide peale rääkinud teie kõige sellised olulisemad omadused nii plussis kui miinuses ja see, et kuhu suunata oma tähelepanu. kui sina oled 26 sündinud, mina olen 16, et kõik see info on olemas, et miks ja mida peate teadma siis täiskasvanute kohta. vot sellised kaardid, et üsna pea saavad need selles suhtes nagu visuaalse kuju ja kõik asjad ja siis nad lähevad trükki, ma annan teile kätte, et arvatavasti Maris Romm Fletcher jääb ka nendele siis edasi müüjaks Eesti poole peal. et kirjutate talle, ma panen kontaktid ja siis ma võtan nüüd sulle siit ühe kaardi, vaatame, kurja, lendas 4 kaarti välja, ei saa nii palju. ei anna nii palju, võtame siit ühe kaardi välja, vaatame. nii, oota, mis? inglite numbrid. sa said sissejuhatuse. jah, ma ei taha, mõtlesin, kus nad ei taha ütelda sulle mitte midagi. Sissejuhatava need kaarti. 4 oleks pidanud ikka minule. no vot, elu ongi selline, vaatame. ma enne, oi kui lahedad numbrid. 24, 24. ma eile nägin alles seda puhkus, puhkamine, pühad ja nauding, armastus, kiindumus, lahkus ja õnn. super, sa oled väärt kiindumust Mhm, ma eile nägin kuskil reklaamis oli peale kirjutatud 24, 24. mhm.
saate koos hästi toimida, paljud inimesed toetavad sind, kui jagad armastust, tuleb see sinu juurde tagasi mitmekordselt. Super. vot. ja sellised kaardid need ongi. ja on nüüd töö all ka sellised siis inglikaardid natukene teistmoodi sõnastustega, aga see tuleb siis nüüd mingi aeg. Ma arvan, et see läheb sinna võib-olla järgmise aasta poole peale, sest ma tahan natukene sellises informatiivses ja sellises natukene rohkem teistmoodi, aga need on hästi head selles osas, kui sa tahad võtta näiteks päevakaardi siit välja, mida ma soovitaksin siis teha, kui te soovite. Need ei ole ennustavad, need on just need, et mida inglid nüüd võivad sulle, igaüks näiteks, no siin on täitsa selline, täitsa suvaline, seda ma nüüd, Ellen, sinu peale mõeldes ei võtnud, aga aga 21.12 on minul tihtipeale või 12.21 see peegelpildi numbreid näen. Mhm. Siis ma soovitan alati mõelda seda, et mida te mõtlete või olete mõelnud pikemat aega ja siis see kaart annab sulle mingisuguseid vihjeid, mida teha sellisel, aga noh, see tähendab seda, et sa pead hakkama niimoodi nagu välja otsima, et kus see on ju. et no 18, 18, suurepärane jõud, okei okay, ma pärast mängin kaartidega edasi. tead, mis, kallis Ellen, ma ütleksin, et meil on nagu väga mõnusalt ära veedetud palju, issand jumal, Ellen, kas sa tead, me oleme ka 2 tundi sinuga koos olnud juba. Vau. üle läheb, nüüd on viimane aeg butiik kinni panna, nüüd on liiga palju koos oldud juba. suured tänud sulle, kallis Ellen, usalduse eest, meil on nagu mega huvitav olnud. et Suur aitäh, mul ka. Eile kartsin, arvasin, et ei tee. Tänaseks on kõik super hästi. vot ja selles suhtes aitäh, et sa olid nii julge ja kirjutasid mulle, kui ma selle üleskutse tegin. et hetkel ütlen seda, et nüüd väga paljud on kirjutanud mulle, paljud on saanud nüüd läbi, aga hetkel ma juurde ei võta inimesi, seepärast et vot edasi siis vaatate kodulehelt ja tunnetate, mis te tahate endale siis saada. ja vaatame, mingi aeg ma teen ka võib-olla jälle uuesti sellise, et võtan mingi satsi inimesi, aga ma olen sinult, Ellen, saanud täna väga palju uut infot enda kohta. noh, see kättevärk, vaata, et ta-ta-ta. ja siis ka see, et ma olen saanud kinnitust, et minuga on kõik hästi. et ja sina oled saanud kinnitust, et ka Ja sinuga on kõik hästi. minuga on kõik hästi ja pole veel midagi hilja. Nii et eluga edasi. Näpud püsti. ja ja teie täpselt samamoodi, et numeroloogia on tegelikult selline faktipõhine, et ta ei ennusta sulle mitte midagi, aga ta ütleb selle nagu tõe näkku. nii nagu Ellengi ütles, et tema armastab ütelda otse näkku, et kas kellele siis meeldib, kellele mitte ja ikkagi seda armastuse kaudu. et liiga palju oleme me siin oma elus alla neelanud asju, mida oleks tahtnud välja öelda, aga nüüd näed, parem hilja kui mitte kunagi, nii et kui Ellen saab oma Youtube'iga ühele poole või siis ükskõik mis kanaliga, siis lihtsalt tere tulemast klubisse. ja kes teab, et võib-olla olen ka mina võib-olla kunagi see, kes pöördub sinu poole, et Ellen, aita mul mingid asjad seal lahti muukida. et niimoodi. aga kõike vahvat sulle, kallis Ellen, ja aitäh teile kõigile, kes te kommenteerisite. kutsun ka Ellenit kommenteerima siia ja teile vastama, et kui teil on midagi küsida. aga ma arvan veel niimoodi ka, et äkki Ellen, teeme niimoodi, et ma panen mingid teatud kontaktid, sinu omad siia video alla. et ma ei tea, see oli me ei leppinud kokku, et kui keegi nüüd tunnetab, et tahab midagi küsida su käest, et kas anname selle võimaluse. ei, minu enda nimega on nii Facebook kui Instagram, nii et tegelikult miks saab mitte, küll. jah, saab. Mhm. jah. sest Ellen näiteks, ma ei tea, kas sa julged välja ütelda, et mis sa ütlesid, kus kohas sa nüüd olid mingi aeg? Ma olin Egiptuses, soojal maal talveti talviti, aga sa elasidki nüüd väga pikka aega seal on ju ja nüüd. ja 5 talve. et noh, näiteks saab ju ka seda kogemust küsida, kui keegi soovib ka seal olla ja näed, sul on online töö sisse kirjutatud, kribikrapp, jah, seda tegema nüüd. jah, et siis. tegelikult ütleme, noh, saab öelda, et ma olen Eesti pensionär, et seal on see elu selle rahast superluks, Mhm. eriti talvel. No, Kütet ei ole vaja. väga huvitav, väga huvitav. no vot, ma küsin eetriväliselt paar asja juurde. Teie kirjutage Ellenile, ma panen kontaktid siia, ma saan kiiremini info kätte. see on see eelis. aga okei okay., tšauki, tšau. Tšau.